Tere tulemast vaatama neljapäevast Trinity äriõiguse nõuannet. Täna räägime, mis saab siis, kui jätta majandusaasta aruanne tähtaegselt esitamata. Nimelt nõuab seadus, et majandusaasta lõppemisest 6 kuu jooksul tuleks hiljemalt esitada majandusaasta aruanne. Kui sellest omakorda 6 kuu jooksul majandusaasta aruannet ei esitata, võib registripidaja siis anda tähtaja majandusaasta aruande esitamiseks ja hoiatada, et kui ka siis jäetakse majandusaasta aruanne esitamata, siis võidakse ühing likvideerida või kustutada. See viimane tähtaeg ei tohi samuti olla lühem kui pool aastat. Mis tähendab siis seda, et sisuliselt, kui majandusaasta lõpeb aasta lõpuga, 31. detsembril, siis viimane majandusaasta esitamise tähtaeg on juuni lõpus. Sellest omakorda, kui siis detsembri lõpuks või uue aasta alguseks ei ole majandusaasta aruanne esitatud, siis registripidaja võib anda veel 6 kuud, tähendab, et on juba 1,5 aastat möödunud. Ja kui ka siis majandusaasta aruannet ei esitata või põhjendate registripidajale, et mis on see mõjupõhjus, miks seda teha ei saa, siis registripidaja avaldab avalikes teadaannetes teate, et majandusaasta aruanne on esitamata, kutsub võlausaldajaid siis taotlema ühingu likvideerimist ja annab ka selleks 6-kuulise tähtaja. Ja kui siis ükski võlausaldaja likvideerimise taotlust ei esita ja majandusaasta aruanne on ikka veel esitamata, siis võidakse äriühing kustutada. Ehk siis 2 aastat hiljemalt majandusaasta lõppemisest oleks vajalik majandusaasta aruanne ära esitada. Siit siis tekib kohe küsimus, et aga mis siis teha, kui näiteks üks osanikest või aktsionäridest blokeerib seda majandusaasta aruande kinnitamist. Näiteks on tekkinud osanike vahel mingi tüli ja soovitakse lihtsalt siis nii-öelda ühingust kergesti vabaneda selle majandusaasta aruande esitamata jätmise teel. Siis kui teine osanik sellega nõus ei ole, aga ise oma häältega majandusaasta aruannet kinnitada ei saa, siis saab kohtult nõuda tahteavalduse asendamist. Nimelt on Riigikohus siis hiljutises Riigikohtu lahendis öelnud, et selline on siis nii-öelda patiseisu olukord, kus osanikul või aktsionäril on kohustus hääletada majandusaasta kinnitamise poolt. Et siis kohus asendab kohtulahendiga osaniku või aktsionäri hääled või tahteavalduse ja loeb selle otsuse vastuvõetuks ja siis loetakse majandusaasta aruanne kinnitatuks ja saab selle registrile ära esitada. Aitäh ja kohtumiseni järgmisel neljapäeval!